Tervist kõigile! Väga meeldiv on näha nii palju inimesi siin, kuigi siin prožektorid paistavad silma, väga täpselt ei näe, kes siin saalis istub. Mõned tuttavad näod kohvipausil olid ka. Ja mul on hea meel, et me saame taaskord rääkida siis varjupaiga ja rändehalduse õigustiku reformist pika ja keerulise nimega. Me hellitavalt kutsume seda rändepaktiks lühema nimega, aga see tõepoolest on oluline muutus selles varjupaigasüsteemis ja see tähendab päris palju muutusi paljude inimeste jaoks, et mul on hea meel, et meil on olemas päris tubli tiim, kes on toimetanud ja see tiim koosneb Siseministeeriumi esindajatest ja kõigist teistest, kellel on olemas lähem seos selle teemaga. Ja me igakuiselt vaatame üle, kuidas meil läheb ja siiamaani tundub, et me oleme rajal. Aga tulles nüüd reformi juurde, Evelin siin juba tegi sissejuhatuses ja ütles, et see on oluline muutus, aga võib-olla lihtsalt korra veel käia üle, et mis need nagu põhieesmärgid sellel asjal on. Et tulles tagasi ajaloo juurde, siis millal see reform tegelikult idanema hakkas, oli eelmine suur rändekriis, mida kõik teavad 2014-15, kus olid Euroopasse tulemas rohkem inimesi, kui Euroopa suutis vastu võtta ja ära tegeleda. Ja sealt see mõte arenes, et midagi tuleb selle süsteemiga ette võtta, et see oleks efektiivsem ja mõistlikum. Ja võib-olla tuues nendest eesmärkidest välja, siis kõige olulisemad siis üks asi on see, et see reform peab aitama kindlustada ka välispiiri Euroopa Liidus. Ta peab aitama menetlusi teha kiireks ja efektiivseks ja peab olema väga selgelt paigas ka see, et kuidas liikmesriigid siis vastutavad selle rände eest ja seal on oluline ka see, et mitte ainult nendele riikidele, kellel on surve, ei langeks vastutus, vaid seda tuleb ka solidaarselt jagada. Ja praegune süsteem annab ka teatud parameetrid ette, kuidas toimetada, aga võib-olla selle uue süsteemi vaates on kõige olulisem meeles pidada seda, et tuues kas või Eesti näite, me oleme harjunud tegelema asjadega aegamisi, vaatame rahulikult läbi kõik taotlused, aga see süsteem ei toimi siis, kui meil on päriselt palju inimesi vaja kiiresti ära menetleda. Ja üks oluline aspekt selles reformis on see, et neid protsesse püütakse ühtlustada, teha selliseks, et nad toimiksid igasugustes olukordades ja annaks võimaluse siis kiiremini saada kätte otsused. Ja võib-olla teine oluline küsimus on ka see, et kui täna kõik sisenejad justkui lähevad automaatselt siis varjupaiga menetlusse, kui nad varjupaiga taotlevad, siis on tekkinud juurde üks uus liik menetlust, et me sisuliselt justkui ei lase neid inimesi Eestisse, nimetame seda piirimenetluseks ja teeme otsuse ära kiiremas formaadis ja siis sellega ka ühtlasi seda süsteemi koormust püüame reguleerida. Õnneks Eesti vaates meil täna sellist reaalset kogemust ei ole peale siis Ukraina sõjapõgenike, kellega meil tuli tegeleda, aga nendega me tegelesime natuke teises vormis, ajutise kaitse vormis, aga sellest ma ka võib-olla lõpus paari sõnaga räägin. Ja tänastest teemadest siis võib-olla käikski kiiresti läbi kogu selle reformi rakendamise plaani, kus me sellega täna oleme, siis räägiks ühest väga olulisest õiguslikust väljakutsest, milleks on siis välismaalase rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu ja selle edasine käik ja siis mõne sõnaga räägiks ka solidaarsusmehhanismist ja sellest, kuidas Eesti selles solidaarsusmehhanismis paikneb. Ja siin on ajakava, mida me oleme püüdnud siis jälgida. Anneli naeratab mulle sealt rõõmsalt. Tema on olnud selle asja võib-olla selline kõige suurem vedur läbi aja. Ja ma mäletan neid alguse hetki, kui kõigile tundus, et aega küll, et kõik see tuleb ja küll me jõuame. Ja Anneli käis ja ütles, et kuule, vaata see ajakava läheb päris tihedaks. Ja täna me oleme jõudnud sinna, kus meil enam ühtegi reservi pole. Et ajakava mõttes me oleme jõudnud sellesse faasi, kus me oleme kõik oma reservid ära kasutanud ja võib-olla nii nagu alati siis see reserv kipub kuluma ajakavas eelkõige siis
õigusloome valdkonda ja kui me räägime sellest õigusloomest, siis õigusloomes, nii nagu ma ütlesin, see nii-öelda paktiga seotud siis seaduse eelnõu või seaduste muutmise eelnõu, pluss siis ka rakendusaktid on see, kus on päris palju vaeva vaja näha ja täna me oleme jõudnud sinnamaani, kus see nüüd liigub ja meie plaan on praegu selline, et tahaks, et järgmine nädal Vabariigi Valitsus siis istungil selle heaks kiidaks ja ta liiguks Riigikokku, mis ei tähenda seda, et see seadus on vastu võetud, Riigikogu teatavasti menetleb ka asju põhjalikult ja see seadus on kindlasti selline, mis tekitab diskussioone ja debatte ka Riigikogus, nii et aga midagi teha pole, meil lõpptähtaeg on selge, 12. juuni peab kogu kupatus rakenduma ja ma väga loodan, et me saame sellega kenasti ka ühele poole ja kui peaks saama, siis rääkides reformist, siis teatavasti oluline muutus meie jaoks on see, et seal on 9 otsekohalduvat määrust, mis tähendab seda, et me siis lihtsalt hakkame täitma neid määrusi ja peame siis nii-öelda selles vaimus elama, ilma et me oma siseriiklikku õigust oleks korda saanud. See võib tekitada mõningast segadust. Aga jah, nii kui ma ütlesin, 12. juuni on see aeg, kui on start ja siis peaks kõik valmis olema ja ma väga loodan, et me siis ka sellises rütmis liigume. Mis siis nagu tänaseks tehtud on ja mis siis tänaseks tehtud on, sellest juba natukene rääkisime. Pigem on see, et mis siis meil kindlasti valmis saab siis selleks ajaks ja mis on need asjad, millega meil on natuke rohkem aega. Me praegu oleme prioritiseerinud asju niimoodi, et 12. juuni on see aeg, kui peaks olema valmis kõige olulisem selleks, et saaks pihta hakata. Aga selge on see, et päris palju asju tõenäoliselt jääb ka pärast 12. juunit teha ja need asjad on siis sellised, mis võtavad rohkem aega, raha. Mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjon on ka selgelt seda reformi rahastanud ja meil on võimalus neid muutusi esile kutsuda, mis on vajalikud. Kokku circa 44 miljonit eurot on siis see raha, mis siis erinevate tegevuste peale on täiendavalt saada või ütleme siis saame erinevate protsesside läbiviimiseks ja tuues näited, et meil on tegelikult väga oluline küsimus siin personali pool, kus meil on vaja menetlejaid, siis, kes on ka valmis sellega nõnda tegelema, nagu need protsessid ette näevad. Meil on juhised, meil on vaja arendused, IT-arendused teha, meil on vaja teha erinevaid muid samme, näiteks ka õigusteenuse korraldamine, millega meil oli siin päris pikk debatt Justiits- ja Digiministeeriumi, kuidas me siis selle lahendame. See on ka nüüd üks teenus, mille me siis ostame täiendavalt, õigemini PPA peab siis viima läbi hanke ja ostma selle teenuse sisse. Ja niisugused suured tööd, näiteks kinnipidamiskeskuse ümberehitus, et meil oleks tegelikult võimalik sinna ära majutada suurem hulk inimesi, täiendavate kriisimehhanismide rakendamise ettevalmistamine, moodulmajade hankimine, muud IT-lahendused, mis ei ole vältimatult vajalikud selleks pihta hakkamiseks ja ka laste vastuvõtmise võimekuse ja majutuskeskuste tingimuste parendamine, need on pikad protsessid, nendega me tegeleme edasi. Meie eeldus täna on see, et kui see reform rakendub 12. juuni, meil ei ole täna ühtegi ohuhinnangut, mis ütleb, et siis toimub plahvatuslik kasv menetluste arvus ja me oleme täna selles faasis, kus me arvame, saame olemasolevate ressurssidega hakkama, ikkagi see kinnipidamiskeskus ja muud asjad. Meil on võimalik rakendada vajadusel kriisimehhanismi, me tuleme nende asjadega toime ka siis, kui need asjad valmis ei ole. Aga hea on see, et tööd nagu pihta hakkavad, hea on see, et need asjad saavad valmis lõpuks ja see kindlasti loob ka pikas perspektiivis Eestile oluliselt suurema võimekuse kõikide nende väljakutsetega toime tulla. Nüüd mõni sõna sellest seadusest, millest ma rääkisin. Et ma kõigepealt tahan tänada kõiki, kes on sellesse panustanud. Siin on päris palju inimesi, kes sellesse on otseselt panustanud ja sinna panustasid praktiliselt kõik ministeeriumid. Sinna panustasid erinevad rahvusvahelised organisatsioonid, UNHCR, Pagulasabi, Eesti Inimõiguste Keskus, kõik on sinna oma mõtteid andnud ja me oleme püüdnud siis nii palju kui võimalik neid mõtteid ka arvestada.
Et iseloomustada seda, kui suur see kaasatus selle seaduse väljatöötamisel oli, siis me saime esimeselt ringilt circa 500 ettepanekut siis erinevalt osapooltelt ja nende läbitöötamine ei olnud lihtne töö. Et meil päris mitmed inimesed toimetasid ikkagi selle viimase piiri peal, et leida sealt lahendusi. Mõned olid oodatud ettepanekud, mõned olid ka pisut ootamatud ettepanekud, millele tuli siis leida lahendus, kuidas nad ära realiseerida. Ja siis me oleme jõudnud nüüd täna, võtame siis teinud ka ära teise ringi, nii nagu ikka kõikide seadustega teha tuleb 2 kooskõlastusringi. Ja nii nagu ma ütlesin, hetkel siis ta liigub meie sisemises torus ja loodetavasti saame sel nädalal siis välja saatada valitsus, et järgmise nädala istungil saaks siis ta nii-öelda heakskiidu ja edasi Riigikogu menetlusse. Ja siin võib-olla mõned näitajad siis sellest mahust. Ainuüksi see eelnõu on juba 100 lehekülge pikk seletuskiri korda 3 ja seal on veel terve poisu rakendusakte. Lisaks veel Euroopa Varjupaigaameti suuniseid, mida meil tuleb kõiki järgida ja täita. Meil on väga hea stardipositsioon selles vaates ka, et teatavasti Eesti oli siis pilootprojektina esimene hinnatav Euroopa Varjupaigaameti poolt, mis andis ka meile teatud tagasiside, mis on meil need nõrkused, millega me peame kindlasti tegelema. Ja ma usun, et see aitab ka kindlasti kaasa nende asjade lihvimiseks, mis meil võib-olla nii hästi ei olnud, kui tahaks. Ja siis üheksa otsekohalduvat määrust, nagu ma ütlesin, 1 direktiiv ja me kindlasti seda kõike ei kirjuta ümber. Eesti seadus ei tohigi kirjutada, nii on õigusloome hea praktika ette näinud. Ja lihtsalt, kui me nüüd hästi lihtsalt ütleme, siis suur osa Eesti õigusest asendatakse Euroopa otsekohalduva õigusega kokkuvõtte sellest, mis meid siis ees ootab. Ja täna ma saan aru ka natukene saate kuulda Euroopa Varjupaigaameti siis tegemistest ja EU-LISA tegemistest, kes siis ka väga olulised partnerid on siin selles protsessis rakendamise vaates ja nende juhiste väljatöötamise vaates. Solidaarsusmehhanism on palju kirgi kütnud paljudes riikides ja tegelikult on seal taga nagu selline valem, mis siis arvutab välja, kui suur peaks olema ühe või teise riigi panus sellesse solidaarsusmehhanismi. Ja iga-aastaselt avaldatakse siis Euroopa rändearuanne Euroopa Komisjoni poolt, mis annab sellise ülevaate, mis olukorras me oleme. Ja selle põhjal siis komisjon teeb rakendusotsuse, mille pinnal siis öeldakse välja, et mis riigid on rändesurve all. Ja kellel on oht sattuda rändesurve alla või kus on märkimisväärne rändeolukord. Ja miks see on oluline teada, on see, et see kõik mõjutab solidaarsust ja solidaarsuspanuseid. Ja kui me räägime siis rändesurve all olevaid riike, siis neid selle esimese ringi käigus tuvastati siis 4, milleks on Kreeka, Küpros, Itaalia, Hispaania. Ja see solidaarsusmehhanism tähendab nüüd seda, et kõik teised Euroopa Liidu riigid peaksid toetama nende toimetulekut selle survega. Ja seda toetamist saab siis teha 2 viisil, on ümberpaigutamise võimalus nendest riikidest siis teistesse riikidesse ja on siis rahaline panus. Ja otsus oli siis 2026. aasta kohta selline, et kogu Euroopa vaates siis on valikud sellised, et me peaksime siis ühiselt suutma ümber paigutada kas 21 000 inimest nendest riikidest või olema valmis panustama sinna 420 miljoni euro rahalise panusega. Ja selle see otsus ei tulnud lihtsalt. Olin ise selles arutelus sees kõrgetasemelises siis sellises formaadis, kus siis püüti jõuda kompromissile, kuidas siis seda asja lahendada. Kõigepealt juba esimene väljakutse oli see, et kui suurest ühisest solidaarsuspanust me üldse räägime, kuna rändepakt rakendub siis tegelikult alates 26. aasta
juunist siis tekkis see küsimus, et me ei peaks võtma siis aluseks terve aasta numbrit, vaid seda tuleks vähendada. Ja see number, mis siia tekkis lõpuks, oli kompromiss. See number oli kompromiss siis erinevate osapoolte vahel. Loomulikult need riigid, kes rändesurve all on, need ei olnud huvitatud sellest, et seda numbrit nii-öelda panust vähendatakse. Ja teistpidi siis need riigid, kes pidid toetama, olid huvitatud, et see oleks aus ja õiglane, proportsionaalne ja siis kokkuvõttes jõuti siis sinna keskele kokku. Ja nüüd üks oluline grupp, kuhu meiega sattusime, on märkimisväärse rändeolukorraga riigid. Nendel riikidel oli valik. Kui nad suutsid ära põhjendada komisjonile ja tahtsid, siis neil oli õigus taotleda osalist või täielikku vabastamist sellest solidaarsuse panustamisest. Ja nii nagu te näete ka, vabastati siis 4 riiki, nendest Poola, Tšehhi, Austria, Horvaatia. Meie Eestina otsustasime siiski panustada, küll vähendatud mahus. Meie tingimus oli see, et me oleme nõus panustama siis pool sellest õiglasest kohustusest, mis meile seatud on. Miks me seda otsustasime? Otsustasime selle pärast, et meie tunnetus oli see, et me olime sattunud sellesse rändeolukorda eelkõige läbi siis statistilise olukorra. Ja statistilise olukorra ja me arvasime, et tegelikult paljud meie naabrid on vähemalt samasuguses situatsioonis kui meie, kui mitte hullemas, rääkides siis Lätist ja Leedust sellel hetkel. Ja me püüdsime sellist vahepealset lahendust leida. Ja meie panus siis on 2 viisil, kas siis oma ekspertidega circa kuni 280 000 euro eest siis aasta jooksul või siis panustame rahaliselt 280 000 euro eest. Aga see, kas me saame oma ekspertide ja vahenditega panustada, sõltub nendest riikidest, kes abi vajavad, mis tähendab seda, et kui nad ütlevad, et nad ei taha meie eksperti, nad ei taha meie vahendeid, siis me peame ikkagi selle rahas kinni maksma. Ja see maksmine toimub siis väljamaksmine toimub siis uue aasta alguses. Aga see on veel hästi keeruline protsess, kuna meil väga palju aega pole, ma siis rohkem siia väga sisse edasi ei läheks. Nii et kokku selle võib meelde, et Eesti panus solidaarsusmehhanismi on 2026. aasta eest siis 560 000 eurot. Me oleme valitsuse reservi tegelikult ka selle ette näinud, et selline panus tuleb panna, küll mõnevõrra suurem, aga see, et me sinna sattusime sellesse märkimisväärse rändeolukorraga riikide hulk oli ka meile positiivne üllatus. Ütleme nii, et me ise arvasime, et me ei satu sinna. Ja siis võib-olla lõpetuseks veel, kus meilt saab informatsiooni. Kui me räägime sellest, et varjupaiga ja rändehalduse reform on päris mahukas, seal on palju informatsiooni. Me siin ka täna ei jõua kindlasti kogu seda informatsiooni läbi käia, aga on täitsa olemas avalik leht Siseministeeriumi leiate, siis, kus me kirjeldame, siis, mis asi on varjupaiga ja rändehalduse reform. Seal on olulisemad materjalid olemas, mida me saame avaldada, kõik ei ole avalikud materjalid, aga see, mis on, saame sinna üles panna. Seal meil on ka olemas rakenduskava kokkuvõte, siis see, mida me oleme avaldanud ja me saame siis neid materjali sinna panna, mida te saate ka lugeda vajadusel. Kiirelt räägin 2 sõnaga veel ühest lisateemast, mida ma siin kasutades seda formaati tahaksin ära mainida, on see, et meil kõigil enamusel, kes siis tegelevad rändeteemadega siin ruumis, on kindlasti kokkupuutega ajutise kaitse ja siis Ukraina sõjapõgenikega. Ja me oleme siis selle teemaga ka täna selles faasis, kus meil tegelikult saab see tänane ajutise kaitse mehhanism otsa, täpselt aasta pärast enam-vähem. Ja me peame kõik selleks valmistuma, et kuidas me siis selle ajutise kaitse lõppemise teeme. Ja paljud riigid on siis erinevaid lahendusi rakendanud. Üks oluline arusaamine on siin see, et me peame tagama selle, et kõik need ukrainlased, kes siia jäävad, saavad siis üle minna muudele õiguslikele alustele siia jäämiseks. Ja teine pool on see, et need kõik, kes tahavad tagasi pöörduda, et nendel läheks see sujuvalt. Ja suure tõenäosusega on meil vaja ka siin õigusloomes teha mingi samm, mis siis vahepealse olukorra seadustab sellisel viisil, et need inimesed, kes ei saa tagasi minna ja kellele ei ole võimalik muid aluseid kohaldada, saavad siis ikkagi mingisugusel viisil selle siin viibimise aluse.
seniks, kuni tulevad siis uued otsused ja paljud riigid on siis sellise rakendussättega sisse kirjutanud. Vot. Nii, aga mina tahaks tänada kõiki panustajaid ja võib-olla ma siin tänaks ka kiirelt rändevõrgustikku, kes on selle ürituse võimalikuks teinud ja kasutan ära seda momenti, enne kui me küsimuste juurde läheme, et anda üle siis nendele põhitegijatele siis väikese meene. Ma palun siia Barbara, et oleksid kaitstud igasuguste asjade eest. Nii, siis ma palun siia Mariann. Aitäh. Siis ma palun siia Heike. Aitäh. Ja ma palun siia ka Mari. Aitäh. Nii, minu poolt kõik küsimused. No nii, sisejulgeoleku või siseturvalisuse vihmavarjud on kätte jagatud. Meenutan täpsemalt öeldes, parandan ühe oma vea, mille ma unustasin alguses siis öelda. Loomulikult on kõik oodatud ka küsimusi küsima. Küsimuste küsimiseks on 2 varianti. Üks nendest on Worksup keskkond. Väga soovitan. See töötab ka infovoldiku eest, kus saab jälgida ürituse programmi. Siit saab siis kirjalikult küsimusi küsida. Saab ka teiste küsimusi üles ja alla hääletada. Selline tagasihoidlikumatele mõeldud variant. Teine variant küsimuste küsimiseks on loomulikult klassikaline, et tõstate käe ja saate mikrofoni ja küsite ja siis esineja loomulikult kohe vastab ka. Nii et kuna ma arvan, et natuke läheb ilmselt aega trükkimisega, ma hoian siin silma peal, kas tekib ka juba siin kirjalikke küsimusi Joosep Kasikule ja juba on tekkinud. Nii et kui kõigepealt annaksin eelisõiguse, kui on keegi käetõstja, ma praegu ei näe käsi veel, olgu väga hea, aga siis küsime, mis siit kirjalikult tulnud on. Kus saab teada, mis täpselt muutuma hakkab? Juba korra viitasin, üks koht, kus tasub alustada, on seesama lehekülg veebis, kus on selline kokkuvõtlik informatsioon, mis muutuma hakkab, sealhulgas kokkuvõte meie rakendusplaanist, mis sisuliselt kirjeldab ära kõik need vajalikud muudatused selleks, et seda reformi rakendada. Et see on nagu koht, kus on võimalik informatsiooni leida ja sealt saab selle põhiinformatsiooni kätte. Muidugi tugevamatel on võimalus lugeda läbi kogu see pakett, millest ma enne rääkisin siin. Aga ma kahtlustan, et kes asjaga võib-olla otseselt ise seotud ei ole, neil on see pisut raske, kuna seda teksti on palju. Aga põhiselised asjad me oleme toonud välja selles informatsioonis, mis me lehe peal üleval on. Teine lühike küsimus, kas Eesti hakkab taotlejaid ümber paigutama? Ei, Eesti ei hakka ümber paigutama, see on poliitiline otsus. Täna meil on valitsus selle otsuse vastu võtnud, et Eesti ümber paigutamises ei osale ja osaleb ainult rahalise panusega. No nii, kas on vahepeal käsi saalist, et ei jätaks kohalolijaid julgeid jäneseid? No esialgu ütleme nii, et kogume mõtteid. Minul on endal selline küsimus. Kuidas Eesti paistab võrreldes naaberriikidega? See on alati hea võrdlus. Nagu oli pilootprojekt, sai esimesena hinnatud. Kuidas nüüd? Mina arvan, et hästi paistab praegu. Meil tegelikult on sel nädalal väike eksam, kus siis me anname aru komisjonile. Kui me räägime sellest seireprotsessist, me olemegi jõudnud sellesse faasi, kus meil on 3. seire toimumas praegu komisjoni poolt. Ja mulle tundub, et me oleme enamike asjadega mäel, nii nagu ma ütlesin, me ka paljudes asjades oleme öelnud, et me ei saa õigeks ajaks neid tehtud 12. juuniks, aga sama olukord on ka paljudel teistel riikidel. Me räägime kinnisvaraprojektidest, räägime IT-lahendustest, ulatuslikest muudatustest. Siis see, mis on nagu hädapärane, sellega saame hakkama ja ma pigem täna tajun, et meil on hästi, näiteks kui täna tuleb teile rääkima ka EU-liisa esindaja siin Eurotakist ja me seal oleme pigem rohkem mäel kui mõned teised riigid, see on positiivne, sest tavaliselt nende suurte infosüsteemidega on alati see probleem, et kus kipub tekkima tõrkeid, mida ei suudeta lahendada vastastikku ja siin me oleme pigem hästi praegu toimetamas. Aga jah, ma ütlen nii, et ma ei tahaks nagu võib-olla praegu mingit edetabelit enda peas koostada, aga ma ütlen, me oleme tugev keskmine või pisut üle selle
et see on niisugune turvaline vastus hetkel. Siis üks mitmed poolthääledki saanud küsimus on, kas ka Ukraina mobilisatsioonieas mehed on oodatud jääma siia pärast ajutise kaitse lõppemist? See sõltub Ukraina riigist väga paljuski. Tänase seisuga on seis selline, et Ukraina on lubanud neil liikuda ja seni, kuni neil on vaba liikumine võimalik, siis seni nad siin on. Ja mida iganes tuleviku vaates ette võtta tuleks või kavatsetakse või otsustatakse, siis saab seda teha ainult nii, et kõik riigid teevad seda ühtemoodi. Vastasel korral me tekitame sisemise liikumise erinevate riikide vahel. Ja olles kohtunud siin mõni nädal tagasi Ukraina saadikuga, siis minu arusaamine on see, et nad hetkel on oluline see, et need inimesed oleks ennast registreerinud selles keskkonnas siis kutsealusena ja hetkel on see seis selline, kus neil on lubatud liikuda. Kiire pilk saali, kas on kedagi, kes tahab kätt tõsta? Nii, siit reast on üks käsi. Ma ei tea, kui kõik kuulevad, siis tuleb mikrofon ka, siis saab salvestusele on hea. Tere. On mind kuulda? Jah, väga hästi. Tahtsin korra küsida, et kui need, te olete osalenud sellisel formaadil, kus on, ütleme siis Euroopa riigid kõik koos, et üks asi on näha, et me nagu loome seda võimekust siis Eestis, Euroopas, aga olen kuulnud, võib-olla ma eksin, et luuakse ka sellist võimekust nii-öelda lähteriikides, et kus need ränded alguse saavad, et seal siis panustatakse ka mingil määral, et äkki oskate seda kirjeldada? Ja, et see lihtsalt läheb natukene võib-olla sellest teemast välja, see on natuke laiem teema. Tõsi on see, et ega rändeteemade ja rändepoliitikaga ei tegeleta ainult Euroopa Liidu kontekstis, vaid meil on hästi oluline, et see oleks nii-öelda kooskõlas kõigi teiste välispoliitiliste sammudega ja mida on täna nagu arutatud nendes erinevates formaatides on see, et me peame kindlasti tegelema lähteriikidega, me peame tegelema ka lähteriikide naaberriikidega, kuhu me siis toetame nii-öelda ka, Euroopa siis toetab keskuste loomist, kes on võimelised neid vastu võtma ja tagasi vajadusel ka siis saatma, kui olukord paraneb. Ja siis ka hästi oluline osa on kogu see tagasisaatmise poolel, et me peaksime omama kokkuleppeid ka kõikide nende riikidega, kust inimesed tulevad Euroopasse ebaseaduslikud, et me suudaksime neid ka sinna tagasi saata ja selle eelduseks on tagasivõtu lepingute olemasolu ja selles osas on ka nii Euroopa suund toimetab kui ka iga Euroopa riik eraldi siis tegutseb, et jah, üldiselt võib öelda kokkuvõtvalt seda, et see tegelemine toimub oluliselt laiemas vaates kui ainult Euroopa vastuvõtuvõimekuse tugevdamine, vaid samal ajal tegeletakse siis ka lähteriikide ja lähteriikide naabruses olevate riikidega ja teiste kolmandate riikide, kes on vastuvõtvad riigid. Et me püüame nagu kõikides valdkondades saada mingisuguseid tegevusi, mis siis aitaks omakorda tagada seda, et siia jõuaks need inimesed, kes siia ei peaks jõuda. No nii, ja võtan veel ühe viimase küsimuse siis workshopi keskkonnast, mis on, et milline on plaan laiemale avalikkusele selle rändereformi tutvustamiseks? No me oleme siin ühe korra tegime, teise korra praegu teeme siin, mis oli ka mõeldud nagu laiemale ringile, aga aus vastus on võib-olla see, et me oleme siin teinud katseid, oleme isegi avaldanud mingeid kokkuvõtteid, ülevaateid. Eesti rahvas on üsna tuim selles küsimuses, et mingit tohutut debatti meil ei ole tekkinud võrreldes näiteks lätlastega, kus käib kõva andmine praegu sellel teemal, et miks Eesti sai erisuse solidaarsuse mehhanismis ja miks Läti ei saanud. Selles süüdistatakse lausa Läti siseministrit, et ta ei ole piisavalt lobitööd teinud Euroopa Liidus. Et see on nagu see seis, mis meil tegelikult on. Aga Eesti osas me oleme siiamaani, ma arvan, et kui see läheb Riigikokku, ma arvan, et selle üle tuleb debatt ka avalikkuses suurem. Siiamaani on ta kuidagi niimoodi vaikselt läinud, et me oleme küll proovinud, kui läheb mingi samm astutakse, seda kõvalaga välja öelda, aga mingit tohutut debatti ei ole meil ühiskonnas täna tekkinud. See debatt peeti ära siis, kui selle paktiga või ütleme selle Eesti oma seisukohad avaldas selles osas selle sama pakti osas ja ma arvan, et see oli siis nagu suurem kui praegu. Olgu, aitäh, Joosep Kaasik! Aitäh!